Taasiseseisvumise kõrval jäävad 90-ndad Eesti ajalukku kui kuritegevuse võidukäigu aastatena. Teatud ringkondades valitses julmus ja vägivald. Raha oli see, mis pani kuulid vihisema ja pommid plahvatama. Relva ja lõhkemoone soetamine polnud teab mis keeruline ettevõtmine. Rahapatakad panid ka inimesi tänaseni haihtuma. Ahneks läinud ärikate autode all kärgatanud pommid said pea igapäevaseks nähtuseks. Igasugune organiseeritud kuritegevus oli ikka küllaltki jõhker, vägivaldne. Eesti politsei oli lapsekingades. Anti küll endast parim, kuid puudu jäi nii vahenditest kui ressurssidest. See tekitas soodsa pinnase organiseeritud kuritegevuse kasvule. Tartus Kivilinna kaupluse juures toimus siis laskmine. Mõrvade arvult olime maailmas esinumbriks. Kõige verisemaks kujunes aasta 1994, mil tapeti 365 inimest. See tähendab, et pea iga päev tapeti ühes Eesti paigas keegi. Üheks organiseeritud kuritegevuse laialt levinud liigiks oli prostitutsioon. Heidamegi pilgu 90ndate aastate lõppu ja sajandi alguse Tartu porduärimaailma, mil võimud olid suutnud end koguda ja kurjategijatele astuti üha karmimalt kandadele. Kuritegevuse iseloom 90ndatel aastatel oli selline, et politsei pidi oma ressurssi kulutama pigem tapmistele, pommiplahvatustele, muudele sellistele eriti raskete tagajärgedega kuritegudele ja võib-olla seetõttu siis ka ei jõutud nende lõbumajadeni nii ruttu. Mida aeg edasi, mida rohkem kuritegevus õnnestus kontrolli alla saada, seda rohkem siis hakati tähelepanu pöörama ka seda laadi organiseeritud kuritegevusele ja siis jõudu mööda neid likvideerima. Ringkonnaprokurör Aro Siinmaa on prostitutsioonijuhtumitega tegelenud 90ndate algusest, mille asjade ajamine oli karm ja halastust ei antud. Bordellides kui sellistes võis juhtuda, et olid naisterahvad sunnitud töötama ka oma tahte vastaselt, tekitati neile nii-öelda võlad, mille tõttu nad siis ei saanudki sealt lahkuda, vahel olid ka suisa füüsiliselt luku taga. Palju ei küsitud ka sellest, et kas tegemist oli alaealise või täisealise naisisikuga, kes siis seda teenust osutas või sunniti osutama. Ja kõige markantsema näitena meenub ka see, et kui klientidega tekkis mingeid probleeme, siis füüsiline vägivald oli küllalt tavaline ja vähemalt ühel juhtumil ühe lõbumaja puhul kliente hoiti suisa keldris kinni ja peksti ja tarvitati vägivalda siis nii kaua, kuni nad need probleemid rahaliselt kompenseerisid. 90ndate lõpul võttis Tartu bordellinduse suures osas üle 80ndatel aastatel Aserbaidžaanist Eestisse tulnud Rustam Husseinov, kes siia jõudes tegeles esmalt ausa tööga. Rustam Husseinov oli siis Tartu linnas, olgen öelda, et lugupeetud inimene. Eelkõige Aseri kogukonnas. Mina isiklikult mäletan, kui tema töötas Tartus oli Humala õllerestoran, kus ta oli siis administraator. Mina mäletan teda sellest ajast ja kuna Tartu on ikkagi väikene linn, siis ütleme teiste rahvuste kogukondade esindajad paistavad ikka silma. Nii et selles osas, kui ma esimest korda Ruslan Husseinovit nägin, siis ma ei saa öelda, et ma ei ole seda inimest kunagi näinud. Aserite kogukond püüdis ühiskonnas kriminaalse tegevusega võimalikult vähe silma paista. Uhked ülikonnad, kuldehted, nahast kingad ja mustad Mercedesed käisid loomulikult asja juurde. Selle kõige saamiseks pidi käsi lisaks bordellindusele olema sees ka teistes ärides. Peamiselt kaubitseti valuuta, sigarettide ja salaalkoholiga. Omaaegsete politseiuurijatega konsulteerides rõhutati, et need mehed olid soliidsed. Väljapressimiste ja katusepakkumistega ei tegeletud. Üks Rustami bordellidest asus Tartus üsna kesklinna läheduses aadressil Mäe 20. 1999. aastal avas Husseinov lõbumaja Nurme tänavas oma naisele kuuluvas eramus. Mäe tänava maja lõpetas tegevuse.
kohtutoimikutest selgub, et peamiselt Ida-Virumaalt pärit naised töötasid seal vabatahtlikult ja Rustam käis olukorral silma peal hoidmas üsna harva. Näiteks siis, kui keegi tahtis tööle tulla. Personal koosnes tüdrukutest ja turvamees autojuhist, kes kasseeris sisse klientidelt raha. Keskmiselt oli tüdruku tunnihinnaks 600 krooni, millest 180 sai endale tüdruk. Ülejäänud läks majapidajale. Süsteemi üheks tähtsaks lüliks olid ka taksojuhid, kes said majja toodud kliendi eest turvamehelt esialgu 100 krooni. Hiljem maksid majad taksojuhtidele ka 150 krooni suurust tasu. Võib öelda, et Tartu bordellindusele sai saatuslikuks 2002. aasta 11. november, kui Tartus Kivilinna poe parklas toimunud tulistamise tagajärjel sai üks lõbutüdruk kuuli pähe. Rustam Gusseinovil ehk Suurel Rustamil, nagu teda Tartus kutsuti, ajas kopsu üle maksa tema kunagise sõbra ja äripartneri Mametjar Mursalovi poeg Ruslan, kes oli Annelinna korterisse teinud konkureeriva bordelli. Kui üks Ida-Virumaa tüdruk, 19-aastane Kristina, tahtis Ruslani alt vabaks saada, palus ta sõbra kaudu abi just Rustamilt. Autoriteedi sõnum oli lühike: kao oma äridega siit linnast, kus kurat, või muidu maksad eluga. Ruslan koos Tallinnast appi kutsutud grupeeringu liikmetega kohtusid Rustami ja tema meestega Annelinnas Kivilinna poe parklas. Läks sõneluseks ja mingil hetkel tõmbas Rustam vöö vahelt püstoli ja tulistas hoiatuseks maapinda. Mäletan, et esimese lasu tegi tulistaja autode vahelt. Teise ja järgmised juba siis, kui ta oli sealt autode tagant välja tulnud. Teised temaga kaasas olnud inimesed seisid kaupluse juures kõnniteel, kedagi neist ma ei tea ega tunne. Peale tulistamist kihutasid Tallinnast tulnud autodega minema. Üks autos olnu meenutab: kui olime parklast majade vahele sõitnud, eksisin ma korraks seal ära ja siis ütles Ruslan, et tüdrukuga on mingi jama, et ta hingab kuidagi raskelt ja pea oli tal õlale langetatud. Siis saime aru, et ta oli pihta saanud. Ruslan ütles veel, et kui ta oli ukse enda järel kinni tõmmanud, käis lask. Ja siis käis tema juures ukse kolmnurk klaasis plõksatuse ning midagi vihises tema kukla tagant mööda. Ilmselt sellest kuulist oligi tüdruk pihta saanud. Vaatasin siis selja taha ja märkasingi, et kolmnurk klaasil oli keskpaigas auk. 19-aastane Kristina, kellest tüli alguse sai, oli teaduse kaotanud. Mehed ei tahtnud teda ise haiglasse toimetada ja asetasid tüdruku Annelinna gümnaasiumi ette maha ja kutsusid kiirabi. 1,5-aastase lapse ema toimetati koomaseisundis haiglasse. Tema elu õnnestus arstidel päästa, kuid juhuslik kuul tekitas tervisekahjustusi, mis takistavad tal normaalse elu elamist. Gusseinov võeti vahi alla ja mees tegi võimudega koostööd. Ta teadis, et ta on süüdi ja sellele järgneb ka karistus ja ka läbirääkimiste käigus Rustam Gusseinov pidas ennast üleval väga viisakana, konstruktiivsena ja sellest sündis siis ka kohtulahend. Kohus mõistis 44-aastasele Gusseinovile lihtmenetluse kokkuleppe järgi 3-aastase vanglakaristuse. Nüüd see tulistamisjuhtum ühendati siis ka Tartu bordellimajanduse likvideerimise kriminaalasjaga eelkõige seetõttu, et neid teemasid ühendas üks isik, Rustam Gusseinov. Lõbumajade autojuhid ja sinna kliente vedanud taksojuhid said prostitutsiooni vahendamise eest erineva pikkusega tingimisi vangistusi või rahalisi karistusi. Kokku lõppes ühe porduäri ajalugu 10 inimese süüdimõistmisega. Organiseeritud kuritegevus polnud sellega aga Tartust kadunud. Jäi veel mitu bordelli, millel politsei kiivalt silma peal hoidis. Kindlasti igasugused ekstreemsed traagilise lõpuga juhtumid käivitavad alati teatud ahelreaktsiooni ja jõulisema sekkumise mis iganes ebaseaduslikku tegevusse. Enne sajandivahetust oli Tartu linnas umbes 8 bordelli. Lõbumajade kiire kadumise alguse tingis 2002. aastal aset leidnud tulistamisjuhtum. Tülli keeranud Aserbaidžaani bordelliärikate konflikt viis Annelinnas poe parklas relvaga laskmiseni, mille tagajärjel sai üks autos oodanud prostituut juhusliku kuuli läbi raskelt haavata. Sellega lõpetati politsei poolt Mäe ja Nurme tänava lõbumajade tegevus ja alustati prostitutsiooniäri täielikku väljajuurimist.
üks tuntumaid Tartusse jäänud bordelle asus Võru tänaval keset vaikset elamurajooni, kus seksiäri hakati ajama 90ndate lõpul. Nüüd, mil maja sulgemisest on möödas pea 10 aastat, meenutavad elanikud naabruses tegutsenud bordelli asukaid hea sõnaga. Majas turvamehe ametit pidanud lubasid alati hoida silma peal ka kõrvalmajadel ning abi küsimisel kedagi minema ei kupatatud. Ühele naabruses elavale naisele meenub koos veedetud jaanipäev, kui Lätist pärit lõbutüdruk rääkis, et teenib Eestis sel moel salaja raha kodumaal maja ehitamiseks. Politseinikud tegid korduvalt sellistesse asutustesse reide, kuid tihtipeale oli prostitutsiooni vahendamise kohta raske asitõendeid leida. Võru tänava maja sai tegutseda 2004. aastani, mille erariietes politseinikud mängisid majas potentsiaalseid kliente. Kui hinna osas saadi kokkuleppele, tulid majja teised politseinikud, kes pidasid isikud kinni ja majas teostati läbiotsimine. Kui tänapäeval ei peeta bordellipidamist, kus tüdrukud töötavad vabal tahtel just suureks patuks, siis tol ajal oli ühiskonnakriitika kordades väiksem. Ka politsei ei näinud suurimat probleemi mitte seksi ostmises ja müümises, vaid võitlus käis ikka organiseeritud kuritegevuse vastu. Igasugune võitlus lõbumajandusega on ühtlasi võitlus organiseeritud kuritegevusega, sest sellist tegevust tegelikult nagu mingi bordelli pidamine, metoodiline, süstemaatiline tegevus, kus mõeldakse välja konspiratiivseid võtteid ja muid reegleid kellelegi kehtestatakse, on kahtlemata oma olemuselt organiseeritud tegevus, et sellel on teatud äritegevuse tunnused, aga see äri ei ole lihtsalt legaalne. Kokku süüdistati 10 meest prostitutsiooni vahendamises Tartus Riia, Maasika ja Võru tänavas. Karistada ei saanud mitte ainult kupeldajad, vaid ka majja kliente toimetanud taksojuhid. Kupeldajad võtsid klientidelt vastu vahendustasu tunni eest kuni 650 krooni, millest kuni 280 krooni sai klienti teenindanud naine ja taksojuht kliendi kohaletoomise eest kuni 130 krooni. 10 kohtualusele mõisteti tingimisi vangistused. Tänase päevani on jäänud Tartu viimaseks bordelliks Ihastes Viiralti tänaval asuv maja. Tüdrukuid sai sealt 2002. kuni 2005. aastani, mil politsei oma kodus bordelli pidanud Juri Jerjomini vahele võttis. Algselt kuulati kahtlustatavana üle ka mehe kaasa Olga, kuid tema kriminaalasi lõpetati tõendite puudumise tõttu. Naine ise väitis, et tema ei teadvat majas toimunust midagi. Meie juures elavad veel paar tüdrukut, kes rendivad meie käest tube. Viimase paari kuu jooksul on seal elanud paar tüdrukut. Kunagi oli meil selles Viiralti tänava majas ametlikult avatud kodumajutus. Omasime litsentsi selle jaoks. Olime kuulnud, et Tartus on suur nõudlus just selliste odavamate kodumajutuste järele. Mul oli tüdrukutega sõlmitud ka üürileping, mille alusel nad maksid meile igakuiselt 2700 krooni. Võin kindlalt väita, et selles majas ei olnud mingit prostitutsiooni vahendamist ega ka prostitutsiooni. Meil olid tihti meie alaealised lapsed majas ja sellise asjaga ei olekski seal saanud tegeleda. Niimoodi on aga kirjeldanud bordellielu Ukrainast pärit Jelena, kes töötas Ihaste majas 2005. aastal. Prostitutsiooniga tegelemise skeem oli lihtne. Taksojuht tõi kliendi meie maja ette, siis tuli klient sisse esikusse, tüdrukud tulid alla, klient tegi enda valiku ja koos tüdrukuga sõitis edasi kuhugi hotelli. Kliendi teenindamise eest võtsin mina tunnis 1000 krooni. Loomulikult sõitsid kliendid kohale ka enda autodega, Tartu inimesed viisid enda koju. Iseenesest oli tööd Tartus vähe. Nädalavahetustel oli öö jooksul 2-3 klienti, tööpäevadel veelgi vähem. Võrreldes varasemate Tartu bordellidega oli Ihaste maja palju uhkem ja elamistingimused olid head. Kolleegide kogemuste najal püüti ka enda nahka võimalikult paljude erinevate nippide abil päästa. Kui varasemalt võttis raha vastu turvamees, autojuht või majaperemees ise, siis sel korral pidid kliendid jätma raha neutraalsesse kohta, näiteks sokutama kapile, kust see siis hiljem ära korjati. Eks enesestmõistetavalt, kuivõrd inimene oli enda jaoks läbi mõelnud terve rea kavalaid võtteid ja vastuseid ja nii-öelda kaitsepositsiooni kujundanud juba ette juhuks, kui ühel ilusal päeval politsei uksele koputab, siis kui ta siis ühel päeval kinni peetigi, siis esialgu enesestmõistetavalt läks jutt lahti sellest, et kuidas piltlikult öeldes peetakse siin tütarlaste pansionaati, kus nad saavad ööbida ja turvaliselt aega veeta, ja kui siis noortel naisterahvastel tekib vahel ka huvi mõne meessust tuttav külla tuua, mis seal siis ikka, et hea peremees ju ei hakka ometi pahandama, aga ütleme nii, et pärast vahistamist ja mõnda aega järgi mõtlemist
see positsioon muutus ja tegelikult ikkagi peremees rääkis ka vähemalt laias laastus ära omaenda rolli selles protsessis. Tartu maakohus tunnistas Jerjomini süüdi enda elukohas prostitutsiooni vahendamises ja karistas teda 1 aasta ja 7 kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Samuti tunnistas kohus 4 meest süüdi taksojuhtidena prostitutsiooni vahendamises. Neile mõisteti rahalised karistused summades 12 000 kuni 25 000 krooni. Karistused olid järelikult piisavalt karmid, sest käesoleva aastani pole keegi Tartusse samalaadseid teenuseid pakkuvat asutust loonud. Aga eks kus on nõudlust, seal on ka pakkujaid. Internet on suur ja lai ning tänapäeval ongi kogu selle alane äri suures osas veebi kolinud. Kui tänapäeval on suhteliselt hõlbus ennast interneti teel ise reklaamida ja kas või kodus klient endale sobival ajal vastu võtta, siis tegelikult tekib küsimus, et miks üldse oleks vaja maksta mingile vahendajale, miks üldse oleks vaja elada kuskil ebaväärikas majas. Nii et selles mõttes natuke ka sellised ühiskonna üldised arengud on kindlasti mõjutanud seda valdkonda. Tänapäeva Eestis on prostitutsiooni vahendamine karistatav, kuid erinevate uuringute järgi leiavad paljud, et see ei peaks nii olema. Näiteks esimese Eesti Vabariigi ajal kuni Nõukogude okupatsioonini oli prostitutsioon legaalne. Kogu maailmas on selle üle palju vaieldud, kuidas siis oleks õige. Ma arvan, et kuivõrd neid niivõrd erinevaid variante on katsetatud, siis tegelikult seda õiget vastust ei olegi seni keegi leidnud ja ilmselt lihtsalt tuleb ka Eestil siis oma teed muud kui otsida edaspidi.